Mul jäi ennem tutvustamata, ütlesin lihtsalt, et tere, mina olen Maris ja arvasin, et aitab küll. Aga mina ühe oma tööna teen muinsuskaitsest järelevalvet, muuhulgas ka siis siin samas Unda mõisas. Ja mina olen oma taustalt paberitega humanitaar, et minul inseneriharidust ei ole. On siis muinsuskaitse konserveerimise haridus kõigilt kolmelt kõrghariduse astmelt ja ühesõnaga tean siis eeskätt ikkagi rohkem nagu sellisest arhitektuuriajaloost, ehitusajaloost, aga ka siis võib-olla siis rohkem ka sellisest ajaloolistest tehnoloogiatest, materjalidest. Ja peale järelevalve tegelen siis veel uuringutega, teen nii viimistlus kui ehitusuuringuid, selgitan siis välja, et mis mingil ajal ehitatud on ja samuti tegelen siis veel detailplaneeringute või üldse planeeringu eritingimuste koostamisega ja pluss siis veel igasugust sellist jooksvast nõustamist ja konsultatsiooni restaureerimise ja muinsuskaitse teemadel. Ja ka siis umbes veidi üle 20 aasta on sellist erialast staaži. Tarmo ütles, et tema seadusest ei räägi, mina mõtlesin, ma ikka panen ühe slaidi, panen ikka sellist seaduse juttu ka. Aga et kus see muinsuskaitse järelevalve tuleb, see tulebki siis muinsuskaitse seadusest, on välja mõeldud selline asi, et mälestiste ja muinsuskaitseala hoonete puhul on nõutud muinsuskaitseline järelevalve. Seda peab tegema siis pädevus- või kutsetunnistusega isik ja millisel objektil see järelevalve nõutud on, et seda siis nagu määratakse juba konkreetse objekti muinsuskaitse eritingimustega. Et see on siis selline taust. Jah, mul on tegelikult see ka, aga ma kuidagi... Ja püüaks siis korraks lahti arutada, et mis loomse muinsuskaitse järelevalve on. Tegelikult ma saan aru, et siin publikus on terve hulk neid inimesi, kes teavad seda väga hästi ja teevad ise ka seda niimoodi igapäevaselt seda tööd, et siis me saamegi kogemusi vahetada, et kuidas teile tundub. Mina räägin nagu oma nägemust, et mulle mõnes mõttes tundub, et võib-olla selline muinsuskaitselise järelevalve tegemine on veel loomingulisem ja veel nagu erinevamalt mõtestatavam kui omaniku järelevalve tegemine, kuna muinsuskaitse järelevalve tegijad ongi erinevate taustadega ja sealt tuleb võib-olla see nagu selline erinev lähenemine ja käekiri ka sisse. Aga et kuidas ta nagu seotud, kes ta on, mis ta seal ehitusplatsil teeb ja mis ta siis ka pärast ehitust teeb, eks ole. Et mõnes mõttes on selline on muinsuskaitse järelevalve natuke selline kahvlis olemise roll. Et ühtepidi, tegelikult on ju ka natuke ka omaniku järelevalvega, aga võib-olla muinsuskaitse järelevalve, kui vaatad veelgi rohkem, et ühtepidi sulle ju maksab tellija. Tellija maksab sulle selle eest, et sa justkui kontrolliksid, et ta kõiki muinsuskaitse piiranguid hästi täidaks. Et sa nagu natukene, ühtepidi sa ju tellija palgal, eks ole. Aga oma mõtteviisilt peaksid sa justkui olema muinsuskaitseameti käepikenduse esindaja objektil. Et ütleb, et võib-olla ideaalmaailmas võikski seda muinsuskaitsest järelevalvet teostada muinsuskaitseamet ise, aga Eestis on ta ajaloolistel põhjustel jäänud nii, et ei ole selleks ressurssi ja võimekust olnud ja see on eraturul. Ja siis sisuliselt ongi see, et sa nagu muinsuskaitseametiga oled sa seotud siis läbi selle, et sa täidad neid seadusandlikke kohustusi, aga siis ka ikkagi mingisugune kutseeetika või südametunnistus, et sa ikkagi tõesti nagu jälgid, et kõik, mis on säiliks ja saaks hästi korda tehtud ja et ei läheks nurkade lõikamiseks. Et väga sageli just sellised muinsuskaitsed teemad on need, kus ehituse ajal tekib kange soov hakata asju lihtsustama, sest need on sageli väga kulukad kohad. Ja just nimelt, kuna tellija on ju see, kes sulle tavaliselt raha maksab, siis tema huvi ongi ju ka, et äkki saaks siit odavamalt või saaks siit odavamalt. Ja siis sa oled nagu natuke sellises topeltrollis, et ühtepidi sa ju tahad kas nüüd tellijale vastu tulla, aga loomulikult sa nagu arvestad tema soove ka ja püüad leida nagu paremaid lahendusi ja kompromisse. Ja teiselt poolt on ikkagi see, et sinu asi on ikkagi vaadata, et need muinsuskaitselised väärtused alles jäävad ja saavad parimal võimalikul moel välja toodud. Kui me räägime üldse järelevalvest, siis tegelikult ehitusplatsil võib olla päris mitmeid. Et omaniku järelevalvest täna juba rääkisime, nüüd on muinsuskaitseline järelevalve, siis võib olla selline asi nagu autori järelevalve,
Autori järelevalve tähendab siis seda, et projekti autor teeb ise järelevalvet. Ja arheoloogiline järelevalve on natuke eraldi teema, sest ma räägin ka kohe, aga et kõik need 3 järelevalvet võivad objektil olla eri isikud, aga võib sageli olla ka see, et seal on selline 2 ühes lahendused. Et ma juba näen siin mitmeid inimesi saalis, kes on täpselt selline 2 ühes, et on siis omaniku järelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve ongi üks isik ja ma arvan, et on terve hulk objekte, kus ongi nagu hästi hea ja väga mõistlik lahendus. Ja see siis eeldab seda, et on see nii-öelda ehitusinseneri taust kindlasti ka olemas. Nüüd autori järelevalve on ka nagu väga mõnus selles mõttes, et kui ikkagi projekti autor on ehituse ajal nagu lõpuni kaasas ja mõtleb ja pakub välja lahendusi, sest me kõik ju teame siin ruumis, et ükski asi ei lähe nii nagu planeeritud, vaid alati tuleb uusi mõtteid, tuleb uusi olukordi, tuleb hakata midagi muutma, et siis kui on olemas arhitekt, kes siis need muudatused nagu välja mõtleb ja aitab siis mõelda, et mismoodi need uued sõlmed lahendada, siis on see nagu hästi mõnus. Iga kord seda ei ole ja kui seda ei ole, siis tähendab seda suurem vastutus on omaniku järelevalvel ja muinsuskaitselisel järelevalvel, et see sõlm saaks nagu hästi tehtud või muudatus saaks hästi tehtud. Et ja siis arheoloogiline järelevalve kipub vahel minema sassi muinsuskaitselise järelevalvega. Nimelt, kui on selline objekt, kus on vaja teha kaevetöid ja seal on siis selline arheoloogia tundlik koht ja on ette nähtud, et tuleb ehitustööde ajaks võtta arheoloogiline järelevalve, siis mõnikord kipub olema nii, et ehitaja mõtleb, et mingi muinsuskaitsevärk, mul siin juba üks muinsuskaitse järelevalve on ja et küll ta vaatab siis, kui kaevatakse. Aga enamasti need 2 on ikka täiesti sellist erineva profiiliga inimest, et see, kes arheoloogilist järelevalvet teeb, üldiselt ei vaata sul seda, kuidas ülejäänud maja ehitatakse ja mina näiteks ei oska üldse vaadata seda, kui kaevatakse. Et ega ma rohkem aru ei saa sealt kui tavaline kopamees, et kui inimluud vastu tulevad, siis võib-olla paneb nagu kukalt krätsima, aga see on selline koht, kus peab olema teadlik, et see on ka see, et võib-olla siis muinsuskaitse järelevalve tegijana ise läheb kelluka pea selisema, et teil on siin arheoloogiline järelevalve ka nõutud, et kas te ikka teate, et mina seda ei tee, et teil on seda juurde vaja. Et seda sorti järelevalvajad. Ülesanded on terve hulk ülesandeid jälle määrusest välja toodud. Püüaks need korraks lahti mõtestada, võite ma täiesti nagu vastu vaielda ja öelda, et mis kuidas, et teen hoopis teistmoodi. Üks asi on see, siis sedama projekti järgi ehitamine. See on see koht, kus ma võib-olla ka niimoodi natuke resoneerun Tarmoga, et projekt on muidugi väga tähtis ja olema ta peab, aga ikka sageli kipud nagu kõigepealt hakkab mõtlema, et objektil, et näe, projekt on küll selline, et aga meil on nüüd mingisugune tegelik elu on selline ja mis need uued lahendused võiksid olla. Aga selge on see, et iseenesest on oluline teada, et see projekt olemas on, et ta on ikkagi kooskõlastatud. Vahel on olnud minu praktikas ka ette tulnud neid olukordasid, kus hakatakse suure raaga ehitama, selgub, et tegelikult on nagu seda muinsuskaitselises mõttes kooskõlastatud projekti polegi olemas, sest muinsuskaitse üldiselt tahab, et mälestist ehitatakse põhiprojekti järgi ja on ainult olemas mingi eelprojekt, mille alusel on võib-olla isegi juba ehitusluba antud, aga ei ole muinsuskaitses luba antud tööde alustamiseks. Et selline nagu bürokraatiaga tegelemine, aga ma arvan, et see on üks selline üks kõige väiksem tahk sellest järelevalvetööst minu hinnangul. Siin on veel välja toodud mõttena, et vaadata, et kes teevad alltöövõttu. Et sageli on see, et peatöövõttel on küll olemas vajalik luba, aga et natuke ka vaadata, et kes on need inimesed, kes tegelikult hakkavad praktiliselt tegema neid oskustöid, ma ei tea, stukki taastama või akende või ustega tegelema, et võib-olla see ei ole oluline, et neil oleks luba, aga küsimus on see, et kas neil selleks vajalikud oskused on ja kuidas sellest nagu aru saada, et ka siis küsida referentse või paluda mingit
näidata ette, mis on varem tehtud või lihtsalt juttu ajada, et nagu selline pool. Minu meelest nüüd palju olulisem asi on just see selline nõustamise pool. Et kuigi jah, selle töö nimi on järelevalve, siis ma isiklikult valvamisse kui sellisesse eriti ei usu. Mulle tundub, et kui keegi tahab pahatahtlikult midagi valesti teha, siis tal on see võimalus igal juhul olemas, sest muinsuskaitse järelevalve nagu omaniku järelevalve üldiselt ei ole objektil kogu aeg ja muinsuskaitse järelevalvega see on ka see asi, et siin ei ole iseenesest ju sellised kaetud tööde akte ega midagi. Et pigem on küsimus, näiteks see, et kui ehitustööde ajal tuleb midagi välja, mingi väärtuslik leid, et kui nüüd tõesti omanik pahatahtlikult ei taha seda mulle näidata või ütleme, ehitaja tahaks selle kinni katta, maha salata, ära lammutada, siis ega ma ei saagi sellest teada, eks ole. Et selles mõttes ma arvan, et see suhe peab olema ikkagi ehitatud üles just sellisele usalduslikkusele, koostöösusele, just nagu Tarmo ka ütles, et see on üks meeskond, et sa ei tegele tagajärgede lappimisega, vaid ikkagi pigem on see selline ennetav ja nõustav töö. Et püüda nagu ühtepidi ette näha seda, et mis küsimused võivad tekkida, kindlasti julgustada ehitajat hästi palju küsima. Et ma küll alati ka nagu palunud, et küsige nagu jumala rumalaid küsimusi, küsige 3 korda, küsige igaks juks üle. Et kui mulle tundub see kui mulle tundub, et see ei ole muinsuskaitseline asi, siis vahet pole, et siis ma ütlen, et ei ole, kui mulle peas läheb kelluke enisem, et me saame koos läbi rääkida, mõelda. Et ma arvan ka, et see muinsuskaitse järelevalve roll on just olla selline kaasamõtleva partner, et sa oled nagu see, kes ju seal platsil teab, mis on see muinsuskaitsed väärtused, mis see muinsuskaitse see mõttepool on, et sul ei pea kogu aeg olema maakonna nõunik ei jõuakski käia kogu aeg, eks ole, objektidele, et sa lihtsalt esindadki siis selles mõttes sellist muinsuskaitselist mõtteviisi seal ja oled kindlasti ka siis nagu selliseks sillaks muinsuskaitseameti ja tellija ja ehitaja vahel, sest jällegi, et kogu aeg tuleb mingisuguseid muudatusi ja siis on see nagu selline otsustamise koht, et mis on nagu need kohad, kus ma panen nii-öelda oma pea panti ja ütlen, et see on suhteliselt pisikene asi, selle muudatuse me võime teha küll, et ei ole nagu, et ei pea hakkama pikemaid läbirääkimisi pidama ja siis kindlasti on nagu sellised muudatused, mis nagu peaks siis muinsuskaitseametiga läbi rääkima, et on mingisugused suured põhimõttelised muudatused. Ma ei tea, näiteks on praegu tuleb üks teine objekt, üks suur tööstushoone, et seal on projektis ette nähtud 2-raamsed aknad, 100 akneid ja nüüd on praegu tellijal siis soov ikkagi minna 1-raamsete akende peale ja see on täpselt selline koht, et kus sa muinsuskaitse järelevalvena ütled, et jah, muidugi, mulle tunduvad päris okeid, et teeme siia 1-raamsed aknad, on ju. Et jah, tunduvad küll okeid, et selle koha peal võiks teha, et see on see asi nagu nõustada tellijat, et jah, et mulle tundub, et siin me võiksime nagu selle teema tõstatada lauale, et võiksime minna nagu läbirääkimisi pidama. Samas on ka kindlasti mingid kohad, kus ongi, et tellija saab minu käest või ehitaja saab siis testida mingit mõtet, et kuule, et kas me siin saaksime sellist lihtsustust teha ja siis ütled kohe, et ei, et seda pole nagu mõtet küsidagi või et see, selle peale, et see on nagu kindel ei. Siis on mõni asi, mille kohta ütled, et see on kindel ja siin pole üldse probleemi, on ju, et me ei pea minema muinsuskaitseametnikki tülitama, et see on nagu selline nagu okei muudatus ja siis on sellised asjad, mis vajavad läbirääkimist. Et selle piiri ära tunnetamine, kus midagi on kindlasti, ma arvan, igal ühel meil erinevaks, et kes mida läheb kuhu läbi rääkima. Aga oota, jälle veel pane ära, vaata, mis ma kirjutasin. Et siin on teil hulk asju, mille puhul peaks nagu nõustama, et üldiselt ma arvan, et hea ehitaja teab väga paljusid asju paremini, kui mina tean. Aga
aga jällegi, et see on selline meeskonnatöö, et väga sageli niimoodi läbi rääkides saavad mõned asjad selgemaks. Mina õpin ka iga objektiga, jälle nippe ja tarkusi juurde. Aga mis on võib-olla üks asi, et igasugused erinevad näiteks puhastusmetoodikad on tavaliselt olnud alati selline asi, mis kipub langema nagu muinsuskaitse järelevalve kapsaaed, et kuidas me nüüd puhastame, kuigi mina näiteks vist viimasel ühisel objektil oli Tarmo see, kes mõtles väga hea puhastusmetoodika välja, kuidas tellised puhtaks saab. Et aga just nimelt, et see ongi selline meeskonnatöö. Aga see lause, mis siin punaselt on kirjas, see on selle asi, millesse ma tõeliselt usun, on see, et proovitöö on edu võti. Et mälestise puhul on hästi palju ikkagi selliseid erilahendusi ja vana materjal, mõtled küll, et näed, et ma olen seda asja teinud, et käitub nii ja nii ja nii. Aga igal objektil on see materjal natuke erinev ja mõnes kohas käitub ühtemoodi, mõnes kohas käitub teistmoodi. Me Tarmoga koos tegime lillepaviljoni ja tegime tuljakut, eks ole. Mõlemas kohas oli vaja vanad tellised saada puhtaks. Tuljakus tegime nõrgasurvelise pritsiga, saime täitsa hea tulemuse, kõik töötas täitsa hästi. Hakkasime lillepaviljonis tegema, mõtlesime, et sama meeskond, sama asi, juba hea hakkame tegema, ei tööta. Ja sisuliselt siis oli sellist head katsetamist, et kuidas seal siis saab. Lõpuks selgus, et seal töötas, seal oli ka erinevus oli siis selles, et ühel juhul oli vaja saada krohvijääkidest puhtaks ja teisel juhul oli vaja saada sellisest nõukogudeaegsest tattvärvist. Ja siis oligi, et siis lõpuks lillepaviljonis, eks ole, toimis hoopis kuuma auruga puhastamine kõige paremini, kõige valutumalt. Et aga minu meelest mulle tundub just see asi, et igasugune näidiste tegemine alguses võib-olla ehitaja kirtsutab natuke nina, et ma ei taha neid teha ja miks ma pean selle peale aega raiskama, aga minu meelest see ei ole aja raiskamine, minu meelest see on nagu tohutu aja kokkuhoid. Et eriti kui on ette teada, et mis asjadest me näidiseid teeme, et see ei tule nagu üllatusena kellelegi ehitusgraafikusse too, et nüüd peame hakkama siin ja siin näidiseid tegema, vaid et see on nagu võimalikult varakult ette kommunikeeritud, et selle kohta ma tahaksin näidist saada, näiteks, et kui on, ma ei tea, tellisseina vuukimine, et palun, et teeme mingisuguse ruutmeetri või natuke suurema ala ära, me lepime kõik kokku, et milline see vuuk olema peab, milline see vuugi toon on, kuidas ta mõjub, igasugused proovi värvimised, proovi puhastamised. Kui on suuremad objektid, ka mõnikord on näiteks näidisaknaid tehtud, et kõik saaksid aru, mis on see ühtne standard, et kui me oleme selle kokku leppinud, et see on see lõpptulemus, mida me kõik näha tahame, et siis on nagu hea, et okei, nüüd teemegi sedamoodi edasi. Aga muidu võib hõlpsasti juhtuda see, et ühel on nagu lõpptulemusest üks ettekujutus ja teisel on teine ettekujutus ja siis, kui on juba terve hulk ruutmeetrid ära tehtud mingit asja ja siis selgub, et et kui üldse ei sobi, siis selle ringi tegemine on nagu nii palju kulukam ja nõmedam, et seda tahaks võimalusel vältida. Et oma praktikas püüan alati küsin näidistöid võib-olla tavapärasest rohkem või üldse mingeid näidiseid ja võimalusel püüan neid küsida nagu ette, et ehitaja teab, et selle kohta ma tahan näidistada, oskab seda nagu arvestada, et jällegi, kui on tõesti mingi võib-olla isegi mitu aastat kestev objekt, et on teada, et näed, suvel läheb järgmine suvi hakkame müüritöid tegema või mingisugused telliseid vuukima, siis juba eelmisel suvel teeme näidiseid ja hakkama kokku leppima, et milline on vuugi kuju ja milline on vuugi toon ja siis see saab veel kuivada ja uuesti nagu katsetada, et selleks jääks aega ja selle saaks rahulikult paika loksutada. Detailide tarindate säilitamine, et eks ole, muinsuskaitse järelevalve põhiline roll ongi ju see, et kõik, mis on vana ja väärtuslik, jääks sinna alles ja ka pärast ehitustööde lõppu. Et see on siis nagu see, miks jaoks ta seal kõige rohkem on. Ehitustööd üldiselt kipuvad sageli olema nagu loomu poolest seda vana ja väärtuslikku kahjustavad. Et seetõttu, ma ütleks, et igasugused kinnikatmised on tavaliselt alati hästi selline oluline teema. Et kui ehitaja ütleb teile, et ei, seda treppi ma küll ei kasuta, vana paegivi astmetega trepp, et seda me ehitusele kasutame, ei hakka seda kinni katma,
siis ärge uskuge. Absoluutselt kindlasti tuleb keegi sealt radikatega koll alla, siis on need trepiastmed nagu tükid väljas, et kui ei ole päris nii, et see trepikod on lukku keeratud, siis ma ütleksin, et teil on see vana säilitatav trepp, siis see trepp läheb katmisele ja see, seal ei ole nagu isegi mõtet väga palju vaielda. Et samamoodi on mingisuguste väärtuslikumate põrandatega, et kõik see jutt, et me siin ei käi ja tegelikult seda me üldse ei puudu, et parem kinni katta, pärast ei ole nagu probleeme. Et ei ole vaja välja selgitama hakata, et kas see auk seal trepis oli ikkagi ennem või see tekkis ehitustööde käigus ja milleks. Siis on selline nagu ettemõtlemine, et kas kuskil võib olla mingisugused varjatud väärtusi, mida me ei tea või mis on nagu kuskil nagu peidus. Et tõesti see et kus tuleks nagu sellist ettevaatus abinõud kasutada. Siis samamoodi see, et olla veendunud, et ka alltöövõtjad teavad, mis on need väärtuslikud detailid ja tarindid, et hästi tavaline asi on see, et peatöövõtja teab küll, aga ta on unustanud näiteks elektrikule öelda, et kuule, meil on siin seinas maalingud. Ja kui elektrik seda ei tea, siis ta võib oma rahumeeli minna projekti järgi ja panna niimoodi läbi maalingust. Projektis oli, aga projekti joonistaja ka ei mõelnud, et seal võib-olla on maaling. Et sealt tuleks kuidagi juhe ringi vedada. Et tavaliselt jälle jah, et olla, vähemalt selleks, et olla veendunud ka nagu peatöövõtjaga, et ta teab, mis on need säilitatud detailid ja tarindid, et minul endal on välja kujunenud selline rutiin, et taast esimesel koosolekul me käime siis peatöövõtja objekti juhiga käimegi niimoodi läbi objekti, et võtame selle nimekiri ette, et mis peab alles jääma ja siis vaatame kõigepealt, et kas need asjad on üldse olemas, mis seal nimekirjas on ka näiteks tulnud ette selliseid asju, et nimekiri juba ehituse alguseks juba ei olegi mõnda detaili olemas, mis peaks säilima. Et näiteks maailmradikad on juba vahepeal jõudnud vanarauda. Ühel suurel objektil õigus, me otsisime radikaid taga. Oli kirjas, et 3 maailmradikat peab olema objekti peal ja mida ei ole, on maailmradikad, lihtsalt ei ole. Ja eri tingimustel ei olnud märgitud ka, kus nad olema peaksid. Vaatasime siit ja sealt ja lõpuks siis kuskilt selguski, et ongi vahepeal vanarauda jõudnud juba enne ehituse algust. Aga jah, just see, et ka tegelikult ka alltöövõtja teaks seda, et mis on nagu väärtuslik ja jällegi selline hea näide, et sa võid nagu kõike justkui endalt ette näha, räägid elektrikuga ja puha. Kunstiakadeemias on üks trepikoda, kus me ei pidanudki mitte midagi tegema, pidime lihtsalt vanad nagu sellised seinad ja maalingukohad alles jätma. Ja ilusti lepime seal kokku, et juhtmed saavad mööda veetud ja kõik on väga hea. Ja siis on nagu 2 päeva enne objekti üleandmist satun objektile ja siis vaatan, et seal on koristaja. Objekti koristaja on seal trepikojas ja jube püüdlikult nühib neid seinu puhtaks, kus on need nii-öelda vanad säilitatav maalingud, kus mitte midagi tohtinud puutuda. Sest talle polnud ju keegi öelnud, tema tõttas, et ta peab ilusaks ja puhtaks selle seina tegema, et kuna see kontseptsioon oli seal tookord nii, et see sein jääbki nii nagu ta on, siis nii koledat seina ei saa ju jätta. Ja siis ütleme, need maalingud, mida me siin suure hooga terve siin niimoodi kõikidel ehitada, kõik kõndisid niimoodi kikivarvul tuli ehitusperioodi ja siis on koristaja, kes lapiga niimoodi püüdlikult maha nühib. Ega ta väga kaugel õnneks polnud jõudnud, saime ikka mõned kätte veel. Aga sellised asju nagu ette näha on mõnikord päris keeruline, et selle peal lihtsalt ei tule. Uuring ja ekspertiis. Et jällegi tuleb ju välja igasuguseid üllatusi, et muinsuskaitse järelevalve võiks ju olla see, kes annab ka nõu, et mida siis tuleb veel edasi juurde, kes võiks aidata seda teha. Et vahel näiteks tulevad tööde käigus välja kuskilt mingid maalingufragmendid. Et siis see ongi see koht, kus sa ütled, et stopp, et siin peaks nüüd nagu vaatama ja dokumenteerima ära või kutsume nüüd mingisuguse maalingukonservaatori, kes hindab ja ütleb, et mis saab. Või on siis, ma ei tea, mingid vanad tapeedid, et dokumenteerime need ära. Või on üldse näiteks selgub, et mingi asi on nagu oluliselt halvemas seisukorras, siin juba omaniku järelevalve ütleks ka ilmselt, et teeme nüüd ikkagi mingisuguse sellise lisaekspertiisi, et aru saada, mis see tegelik seisukord on. Et võib-olla siis selline nõustamistöö veel.
on see, et teavitada siis ametit kõikvõimalikest probleemidest või rikkumistest. Mul õnneks ei ole väga palju selliseid objekte olnud elus, kus oleks nagu pidanud niimoodi hakkama jalga maha lööma ja väga niimoodi tõsiselt kaklema, et ikkagi hästi palju on õnnestunud inimliku suhtlemise ja sellise hea koostööga lahendada, aga ikka natuke on ette ka tulnud. Et üldiselt on nii, et muinsuskaitse järelevalve tegija on selline, ma ütleksin ka mõnes mõttes, vaata rääkisite eelmises loengu, oli hästi tugev see vastutuse teema, et muinsuskaitse järelevalve tegijal mõnes mõttes on väga vähe vastutust, aga õigusi ka eriti ei ole. Et sa ehitust seisma panna näiteks ei saa. Et sulle võib tunduda, et nagu ilge sigadus toimub siin juba, aga sinul endal ei ole õigust ehitust seisma panna. Ainus asi, mis sa teha saad, on siis minna muinsuskaitseametisse ütlema, et kuulge, õudne jama on nüüd, et minul enam ei käi jõud üle. Et paar korda olen teinud ka niimoodi, et kus ikkagi, et on näha, et kuidagi, et kas on see, et ütled ja kuidagi nagu üldse keegi vedu ei võta ja tundub, et asi kisub kraavi. Teine lugu on muidugi see, et mida tuleb sagedamini ette, on see, et need kraavi minekud ei ole mitte pahatahtlikud, vaid see, et tegijal ikka juhtub. Mõnikord on see, et tegijal ikka juhtub, või muidugi juhtuda pahatahtlikult, ehk et on kokkulepe, et me ei lammuta ja siis tuleb keegi niimoodi ja ikkagi kukub lammutama. Ega sa siis takkajärgi muud teha ei saa, siis sa saad kutsudagi nüüd muinsuskaitse nõuniku kohale öelda, et nüüd oli nüüd selline lugu, et meil oli kokkulepe, et ei lammuta, aga nüüd me oleme selles olukorras, kus on ära lammutatud, et mis me siis nüüd teeme. Mõnikord on sellised asjad, kus lihtsalt asi juhtub kogemata. Mingi asi kukub alla, läheb katki, ehitaja ei oska projekti lugeda, teeb näiteks, ajab korrused sassi, lõikab keset stuklaga augu, mis oli mõeldud teisele korrusele, aga tema lõikas esimesele korrusele. Mitte siin objekti lausena. Olen kuulnud legendi sellest, kuidas ehitaja ajas sassi, ühesõnaga ei suutnud projekti lugeda, et selle arhitekt oli joonistanud sellise lainelise jutumulli ja siis ehitaja mõtles, et see on auk laes ja oligi siis ilusa lainelise augu lõiganud. Et ka selliseid asju tuleb ette. Aga siis ongi see, et kuidas sa need ootamatused ära lapid. Et ega pead liiva alla pole mõtet peita, et kui on nagu jama käest, siis tuleb sellest jamast ausalt rääkida. Või helistadki nõunikule, et näed, meil nüüd selline lugu, näed, sein kukkus kokku, kukkus kokku või kukub kohe kokku. Et nüüd on siis selline uus olukord ja et kuidas me siis sellest uuest olukorrast siis nüüd nagu kõige valutumalt välja tuleme, et kas me nüüd, et seda seina meil enam ei ole, et mis me siis nüüd teeme, kas me ehitame samasuguse ülesse või me ehitame siin uues konstruktsioonis ülesse või mingi asi läks katki või kuidas me seda lapime, et siis selliseid lahendusi otsida. Nüüd jälle tulles tagasi selle vastutuse ja oma naha kaitsmise juurde, et kuidas siis pärast tõestada, et ma ju ütlesin teile ja mitu korda ütlesin teile ju, et üldiselt on enamasti mõistlik ikkagi olulised asjad kirjalikult kuidagi moodi fikseerida. Ega ma sellest nüüd liiga hea ei ole, et väga mõnus, kui on sellised korralised koosolekud ja keegi teeb protokolli ja sinna paned oma punktid sisse ja siis on nagu asi lihtne. Mõned objektid on sellised, kus asjad on rohkem suulise kokkuleppe peal ja suulised kokkulepped peavad, siis on ka hästi, eks ole. Aga et kui on näha, et asi kisub teravaks või on nagu näha, et kuidagi on selline kahtlane olukord, tegelikult mitte kui on näha, vaid tegelikult kogu aeg tegema. Aga eriti siis, kui see näha on, et üldiselt ikkagi on hea, kui mingi kirjalik jälg jääb maha sellest, mis te olete öelnud. Et lõpuks, kui tekib mingisugune sõna vastu olukord, siis saad vähemalt öelda, et näete, ma kirjutasin teile ju. Et need asjad me säilitame või et need asjad tuleb nagu alles hoida. Et jah, korrektsed inimesed teevad ikkagi iga kord memo või koosoleku protokolli. Vähem korrektsed lihtsalt pärast lakuvad haavu. Nii. Kui tihti peaks objektil käima? Minul on lepingus selline standardpunkt tavaliselt,
et keskmiselt kord nädalas, aga vastavalt vajadusele. Ja see tegelikult sõltubki ehitustööde järgust ja objekti iseloomust. Kui näiteks on selline objekt, kus on nagu mingi vana muinsuskaitseline osa ja siis samal ajal toimuvad ka mingid uusehitustööd, tehakse, ma ei tea, betoonivalu seal 3-4-5 kuud. Ja vana osaga ei tehta mitte midagi. Siis teate, ma ei oska selle betoonivalu kohta mitte midagi öelda. Mul puudub selle kohta igasugune pädevus. See, et ma käin iga nädal vaatamas, et väga hästi valate, väga hea. Et noh, sellest ei ole mul rõõmu, ei ole ehitajal rõõmu, ei ole tellijal rõõmu. Aga teistpidi, noh, ma olen ikkagi kursis, mis objektil toimub. Ma tean, et nad on veel nende töödega seal maal, et ma ei viska seda oma peast päris välja. Et üldiselt on siis ka kokkulepe, et kui te hakkate midagi muud tegema, et siis nagu andke jälle teada, aga aeg-ajalt kontrollida ikka ise ka. Aga teistpidi jälle, kui on nagu mingisugune selline tihe proovitööde faas, et me otsime mingisugust lahendust, et teeme proovitöö, et homseks saab valmis tule vaata, siis võib juhtuda, et ma käin nagu 4 korda nädalas käin objektil, 5 korda nädalas võin ka käia. Või ühe päeva jooksul 2 korda ka tulla, kui vaja. Et see on nagu, just täpselt nii, nagu see loogiline mõistlik tundub. Et see töö nagu edeneks ja liiguks ja et saaks tehtud ja oleks kuidagi nagu hästi. Et ma arvangi, et see on see, et kuidas nagu teil, ühtepidi ongi, et see on ka, kuidas tellija kokku lepitud on, et kui tellija ütleb teile, et te peate iga nädal käima, siis tulebki käia. Isest, kui on suured objektid, siis seal on taas regulaarne nädala koosolek ja siis olekki seal, et siis ei ole nagu küsimust. Et minu meelest ei maksa karta, et muinsuskaitse järelevalve peab kuulama ventilatsiooni juttu, las ta kuulab. Et jällegi elu on näidanud, et kuigi tundub, et sellel hetkel ei ole mitte ühtegi muinsuskaitsest punkti, siis selgub, et tegelikult ikkagi on mingi asi ikka puudutab vaikselt ka nagu mingisugust muinsuskaitsest teemat. Et selles mõttes ühe meeskonnana ühe laua taga olla on tegelikult hästi hea ja mugav. Mulle ka õudselt meeldib objektil käia, kui ma armastan ka platsil käimist üle kõige. Aga et see on see muinsuskaitse järelevalve minu meelest see mõnus töö. Selline natuke vähem mõnusam töö algab siis, kui objekt läbi saab. Ehk et siis tuleb kokku kirjutada muinsuskaitse järelevalve aruanne. Ja selle järelevalve aruande nagu mõte on siis see, et tegelikult saaks ka siis nagu tulevased põlved teada, et mis siis siin objektil tehtud on. Et see läheb Muinsuskaitseameti arhiivi ja siis hakatakse järgmise restaureerimistöid tegema, et siis on võimalik sealt järgi vaadata. Nüüd jällegi siis seadus ütleb meile seda, et 6 kuu jooksul pärast tööde lõppu peaks see valmis saama. Ja nüüd uue muinsuskaitse seadusega tuli siis ka selline muudatus, et vanasti, et just selleks toimuks vaatasin uuesti üle, et mul oli täitsa meelest ära läinud, et see muudatus on tekkinud. Et vanasti oli ikkagi vaja, et kui tööd kestsid rohkem kui 18 kuud, oli vaja iga aasta teha järelevalve aruanne. Et nüüd on siis siiski ainult pärast tööde lõppu. Just täna hommikul juurdlesin, et on see nüüd hea muudatus või halb muudatus, mõtlesin, et tegelikult pigem on ikka halb muudatus. Et tegelikult on see, et jällegi, kui te olete natuke järjepidevamad inimesed kui mina, siis on teil võib-olla see dokumentatsioon paremini korras. Aga ütleme nii, et selline aasta ja kui mäletad veel tagasi, aga kui sa pead hakkama meenutama, mis 5 aastat tagasi toimus, siis on nagu jube raske. Et loed küll need protokolle ja memosid ja vaatad fotosid ja mõtled siis, et mis asi seal nüüd olid ja mis otsused olid ja miks me niimoodi tegime, mida me üldse tegime. Et tegelikult selline kord aastas aruanda on iseenesest mu meelest päris mõistlik, et ma tegelikult huviga isegi hakkasin mõtlema, et miks see punkt välja võeti, et tüütu on küll aruandeid teha, aga mulle ka ei meeldi, aga kokkuvõttes ta võib-olla isegi oleks päris hea seal. Et teha järelevalve aruanne, siis nüüd tänapäeval on ta digitaalne, sinna saab kõik vajalikud lisad külge panna. Sinna vajalikud lisad ongi tavaliselt siis väljavõtted ehitustööde protokollidest, vajalikud memod, kui on mingid uuringud, kui on olnud mingisugused näiteks lahti võetud konstruktsioonid, mis on pärast hiljem kinni pandud, siis need tuleb ära fikseerida, mingisugused detailid ja tarindid, et oleks võimalik pärast näha ka neid asju, mida enam hiljem ei näe. Aga siis oleks teada, et näed, et need asjad jäid meil sinna kuhugi alla alles ja kui keegi tahab pärast hiljem need avada, järgmine kord siis on nad olemas seal. Mis minu meelest on nüüd järelevalve aruande juures hästi oluline,
olen hästi palju järelevalve aruandeid näinud, kus mitte hästi palju, aga mõnda olen ikka näinud, kus järelevalve aruanne on nagu projekti ümberjutustus. Et nii on nagu õudselt mugav võtta järelevalve aruannet teha, et sa võtad projekti ja siis, kui projekt ütleb, et värvida lubi värviga, siis sina kirjutad värviti lubi värviga. Et tegelikult see on nüüd see asi, mida ei ole tingimata vaja teha, sest projekt on arhiivis olemas. Seda kõik võivad lugeda, mis oli ette nähtud teha. Et palju olulisem on kirja panna see, mida te teistmoodi tegite. Sest see on see, mida me ei saa teada kuskilt. Et just nimelt, et selles mõttes järelevalve aruanne, see suured asjad sa toodi välja niimoodi, et mis sa tegid, mis seal üldiselt tehti, et näed, ehitasime ja lammutasime ja värvisime ja krohvisime. Aga see rõhk võiks olla just nimelt sellele, et mida me tegime projektist erinevalt. Kindlasti tuua ära need materjalid ja tehnoloogiad, mida te kasutasite, et oleks ka võimalik hiljem nagu siis hinnata, et näed, et see asi pidas ajas vastu. Hea tehnoloogia oli, seda kasutame teine kordki, nagu 20-30 aasta pärast saab hinnata. Või siis näed, et nad kasutasid sellist asja, pagan, see ei töötanud üldse, et ärme seda enam tee. Et kui need materjale ja asju seal kirjas ei ole, siis tegelikult keegi ei tea. Pärast küsimus ongi, et mis värviga see värviti. Kes seda enam mäletab või teab? Et kui see ei selgu projektist, kui see ei selgu järelevalve aruandes, siis me ei teagi seda, eks ole. Ja minu meelest on hästi tore põhjendada, kui on selline nagu on vastu võetud mingisuguseid otsuseid just selle järelevalve käigus tekkis mingi küsimus, et kui saaks asja lahendada nii ja naa. Et tavaliselt ongi, et on ju ikkagi igasugune restaureerimise otsus on teatud kompromiss millegi vahel, et kas sul on seal siis, sul on ühe poolt muinsuskaitsed väärtused, teise pool on sul, eks ole, tellija rahakott, kolmandaks on mingid tehnilised võimalused, neljandaks veel mingid muud asjad, et kuskilt sealt vahelt teed sa mingi kompromisslahenduse. Aga et siis nagu tõesti ka ausalt ära põhjendada, et miks sa sellise lahenduse just seekord tegid, et sa kaldusid, võib-olla ohverdasid mingi osa väärtustest, vot selle pärast. Et see on jälle see, et nagu nendel, kes aruannet hiljem loevad, on siis nagu mõnes mõttes võimalik nagu sinu mõttest aru saada. Eks tulevased põlvkonnad nagu nii mõistavad meid hukka ja mõtlevad, mis restaureerimislahendused neil olid. Praegu loeme ka mõnikord, vaatame nõukogude-aegset lahendused, ai jummal, kes see niimoodi teeb või miks niimoodi tehti. Aga et siis nad saavad nagu sellest mõtteviisist aru, et minu meelest see on nagu hästi hea sinna neid sisse kirjutada. Ja selleks, et see kogu see võimalikult nagu sujuvalt läheks selline aruande koostamine, see tähendab siiski seda, et sa ei hakka aruande koostamise peale mõtlema siis, kui ehitustööd läbi saavad, vaid tegelikult sa mõtled selle peale juba ennem, kui need ehitustööd algavad. Et teed võimalikult palju fotosid enne. See on küll huvitav, et ma ei ole 20 aastaga ära õppinud, et kui palju on nagu piisav. Iga kord mõtlen, et seekord ma pildistan selle objekti igast nurgast ülesse. Igast toa nurgast teen kõik mingid pildid ja värgid, särgid ja iga kord, kui ma hakkan tegema aruannet, siis ma mõtlen, et miks mul sellest kohast enne pilti ei ole. Ma ei tea. Et kindlasti fotod tööprotsessist, alati saab ehitajat käest ka paluda pilte juurde, nagu ma ütlesin, et ehitus, või nagu me oleme rääkinud, et ega järelevalve ei istu kogu aeg seal koha peal, aga sageli on need pildid, mida ehitaja teeb, on ühe fookusega, just pigem sellise võib-olla tehnilisema fookusega, et muinsuskaitse järelevalvet võib-olla huvitavad natuke teised asjad, et kindlasti nagu jah, et pilte ei saa olla liiga palju ja kui te pilte teete, siis keskenduge ikkagi eeskätt nagu sellele, mis on teie vaatest oluline või et saategi pärast põhjendada mingisugust protsessi, et mingi tarind oligi nii mäda, et me pidime seda asendama ja nii edasi. Igasugused märkmed, memod, vajadusel joonised ja skitsid, et kui on näiteks, ma ei tea, on mingisugune vana põrand, mis võeti ehitustööde käigus lahti, pärast pannakse selle kinni, siis teete sellest põrandast joonise ja panete selle joonise sinna aruande vahele näiteks, et need asjad saavad see olemas olla. Kuidas teie tavaliselt aruannet teete? Kuidas teie aruande struktuur on? Need, kes teevad siin muinsuskaitse järelevalvet, kas teil on selline kronoloogiline aruanne või on pigem selline tarindipõhine? Selgitan kohe lahti, kumb on, et kronoloogilist on, ma arvan, niimoodi järjepidevalt inimestel väga hea teha, et sa käid objektil, sa tuled laua taha ja paned kirja, et
sel kuupäeval umbes tehti need tööd. Et see nagu tegemise mõttes võiks olla nagu hästi hea. Tarindipõhine on vist pigem see, et sa sul on kogu see info kuskil siin peas olemas ja siis sa synteesid sealt välja mingisuguse terviku, et paned kirja, et niimoodi teemade kaupa, et võt näed, akendega tehti need asjad. Põrandatega tegime neid asju. Et ühte on nagu mugavam niimoodi järjepidevalt teha, teist mulle tundub on oluliselt mõnusam pärast kasutada. Ehk et kui sa nagu hiljem 30 aasta pärast tahad teada, mis selle majaga tehti ja sind huvitab just, et mida nad akendega tegid, siis on mõnes mõttes hästi tüütu läbi lugeda seda nagu ehituspäeviku formaadis aruannet, et nagu 27. juulil me vahatasime põrandaid ja panime akendele gramoonid, eks ole. Aga samas jälle muidugi, kui on niisugune väiksem objekt, et kui sul ongi võib-olla tööd kestavadki paar kuud, et seal see kronoloogiline on nagu täiesti okei. Aga ma seda huvi pärast küsin, et kuidas teil tavaliselt aruanded üles ehitatud on? See on ka tarindipõhiselt, jah? Aga küsimus on selles, et kes keelab tarindipõhisele aruandele liita ajajoone tuhpa lihtsalt, et minu meelest ei ole see nagu probleem. Ei ole probleeme, tegelikult sa võid seda teha ka niimoodi, et sa saad ju alguses, eks ole, pidada seda, sa saad ka teha selle või et kirjutad sinna ette siis vähemalt mingisuguse sellise nagu koondi, et ka see on võimalik, jah. Et ma arvangi, et see käekiri on nagu natuke erinev igal ühel. Nii, siis punkt teadlikele omanikele, et jah, et muinsuskaitseline järelevalve on ju nüüd ka hüvitatav tööde liik, et põhimõtteliselt siis mitte nüüd küll muinsuskaitse hüvitised ülemäära suured meil paraku ei ole, aga midagi siiski, et siis nii-öelda 50% kuni tööde maksumusest ja mitte rohkem kui 1500 eurot on see piiris ette antud ja seda saab siis omanik taodelda pärast seda, kui kui tööd on lõppenud, aruanne on kooskõlastatud ja järelevalve tegijale on makstud, ütleme lühidalt öeldes siis niimoodi, et kuludokumentide järgi. Ja see eeldab siis seda, et tööd on tehtud nõuete kohaselt, teil on olnud siis ikkagi selle aruande on koostanud pädevusloaga inimene ja Muinsuskaitseamet on siis need tööd vastu võtnud. Et kui kõik on hästi läinud, saab pärast natuke mõned kopikad tagasi. Et mis loom see järelevalve tegija on, tahaks õudselt endale Tarmot tsiteerida, et ma kirjutan 2 käega alles alustasid juttu sellega, ma nagu võtan nagu lõpuks kokku selle sama mõtte, et on igasuguseid toredaid ülesandeid ja asju, aga eeskätt võiks ta olla mõtlev inimene, eks ole. Et seesama asi kehtib minu meelest ka muinsuskaitse järelevalve puhul nagu hästi tugevalt, et sul võib olla küll jah, et sul on dokumenteerimise ülesanne, sul on konsulteerimise, läbirääkimise, teavitamise, valvamine on täpselt see asi, mida minu meelest, et selles ma nagu kõige rohkem kahtlen, et sul kedagi nagu päriselt valvata õnnestub. Et läbi rääkida kindlasti ja just see, et tõesti olla nagu mõttega kaasas. Et kas või ka sellega, et kui on mingisugust aidata soovitada, et kust ma leian ühe või teise töö tegijaid ka näiteks ka mingi varasema kogemuse baasilt, et ka see on nagu abiks, aga ka just see, et tõesti mingisuguse sõlmede tegemisel, et püüda näha neid erinevaid pooli ja minu meelest just sellistest nagu koos mõtlemisest sünnivad head lahendused, et ühel tuleb üks mõte, teisel tuleb teine mõte, et see selline ehitusplatsi sünergia minu meelest töötab väga hästi, et mina küll ei tea kõiki asju, ma ei tea pooligi asju. Hea, kui ma veerandit asju nagu restaureerimisest tean, et igalt poolt õpib juurde ja alati on nagu inimesi, keda kuulata. Ja ma kindlasti tahaks öelda, et selline ka ikkagi kogenud ehitajate käest küsida, et aga kuidas sa teeksid või mis sul mõte on ja siis sealt kaudu nagu ka leida või jõuda mingisuguste selliste heade lahendusteni ja sellise just jah, et selline nagu meeskonnatöö. Jällegi omanikke meil ei ole, meil on puhta järelevalve tegijad ja ma mõtlesin, kui ma peaksin hakkama mõnele omanikule soovitama, et kuidas valida endale muinsuskaitse järelevalve tegijat, et mis siis nagu printsiipide järgi, mitte lihtsalt, et vali mind, on ju, aga nagu üldisemalt,
et noh, kindlasti üks asi on see, et mis tüüpi objektil on, et ma arvangi, et erinevatele objektidele sobivadki erinevad järelevalved, et kes teil seal objektil veel on, kas autori järelevalvet on, kas omaniku järelevalvet on, et on ka selliseid töid, kus ei ole omaniku järelevalvet, aga on näiteks ainult muinsuskaitseline järelevalve. Et võib-olla sellisel juhul on hea, kui seal muinsuskaitse järelevalvel on ka mingisugusel tehnilisem taust. Kui teil on tehnilise taustaga omaniku järelevalve olemas, siis tingimata ja teil on eraldi muinsuskaitseline järelevalve, kes on teine isik, siis on see nagu, siis on võib-olla isegi hea, kui ta ei ole nagu, kui sul ei ole kaks dubleerivat ehitusinseneri koos omavahel arutamas, vaid võib-olla on hea, kui see teine inimene on pigem siis sellise arhitektuuri või ajaloolise taustaga, kas ta toob teise vaatenurga sisse. Et noh, ka küsida, et mis töid siis nagu veel tehakse, et kes on võib-olla, kes juhatab oma ehitusfirmat, kes teeb näiteks uuringuid, et näiteks kui on selline objekt, kus võib tullagi näiteks juba tööde ajal mingisugune viimistlusuuringute või viimistluse dokumenteerimise asi, et siis ongi see, et kas mu järelevalve saab teha nagu seda tööd ka. Või kas ta on äkki hoopis kibe käsi, ma ei tea, on ta võib-olla vabal ajal tegeleb hoopis krohvimise või teeb ta üldse ise seinamaalinguid, et kas saad kasutada tema mingisuguseid teadmise kompetentse veel, et ega noh, just nimelt, et keegi ei ole nagu imeinime, või igal ühel on nagu mingisugused sellised lisatugevused, millest on nagu tugevam ja noh, mis võib-olla siis ühel või teisel objektil on siis kasuks. Et kindlasti soovitaksin küsida nagu kogemusi ja referentse, et hästi saan aru, et igaüks peab kuskilt alustama. Aga mulle tundub, et muinsuskaitseline järelevalve on, see on nüüd selline valdkond, kus minu meelest iga aasta annab nagu lisapunkti peaaegu, et noh, iga objekt õpetab nii palju. Ma ei tea, kas te tunnete ka samamoodi või keegi juba tunneb, et on valmis saanud ja enam ühtegi uut teadmist tuleb. Minul tuleb küll iga aastaga tõesti juurde kogu aeg. Kohe nagu omalugu tuleb. Et just see nagu see, et sa oled juba mingisuguseid asju teinud ja sul tulevad mingid olukorrad tuttavad ette, siis nende tuttavate olukordade pealt oskad juba mingisuguseid asju ennetada, näha. Et võib-olla ka see tõesti see, et noh, küsida, kas on ka sama tüübilisi objekte teinud, et ongi jällegi, et noh, keskaegsel majal on oma spetsiifika, tööstushoonel on omad spetsiifika, et seal on ka nagu mingisugused sellised väiksed nüansid. Ja noh, kuna sellisest ehitusmeeskonnast saab teie lähim tutvusringkond mõneks järgmiseks aastaks, eks ole, siis keda te näete võib-olla sagedamini kui oma sugulasi, siis ilmselt ma arvan, see inimlik klapp on ka hästi oluline, et kui ikka tundub, et kuidagi nagu inimesena üldse ei klapi ja noh, seda võib ju ette tulla. Et noh, et ega siis ei ole mõtet ka, et noh, siin on veel vaata see selline järelevalve puhul minu meelest on see, et ta peab olema nii-öelda parajalt nõudlik. Liiga leebe järelevalve võib olla mõnes mõttes jube mugav. Kõigele kirjutab alla, kohale ka ei tule. Aga sul on, allkiri on alati olemas, jube hea on. Aga noh, see on ju teistpidi siuke kaheteraga mõõk, et ega ta sellepärast talle ei maksa, et ta ütleks teile, et väga hea on. Kõik on hästi, laske edasi. Et pärast esitage mulle arve ja ma ütlen teile, pärast kirjutan formaalse aruande ja kõik on tõesti tore. Et ma arvan, et sellist järelevalvet endale ei taha. Noh, teistpidi ma ei tea, kas saab liiga nõudlik olla. Võib-olla mõne koha pealt saab ka, et kui on nagu, kui ei ole võib-olla sellist läbirääkimise paindlikkust, et see on võib-olla teistpidi nagu halb variant. Et sa nagu võtad selle dokumendi ja ütled, et nii on siin kirjas. Ja noh, punkte rohkem edasi ei mõtle, aga kirjas ju on. Et see on minu meelest teile nagu teine äärmus, et hea on ikka see, kui sa oled nagu avatud sellistele läbirääkimistele, mõtlemistele, vajadusel ka ümbermõtlemisele. Et see protsess on selline voolav ja nagu selline ühislooming. See ei ole päris nii olemas nagu autoriõigus. Autoriõigus on muidugi olemas, et selles mõttes sa pead, nii palju sa pead projekti ikkagi jälgima, et alati on ka see arhitektidega põrgatamine. Aga just see, et ka nagu selliste muinsuskaitseste asjade puhul, et sa isegi nagu et mitte nii juurde võib-olla arhitektuurne lahendus ja kindlasti mitte tehnilise lahenduse puhul, et sa ei ütle, et ei, ärge seda küll tehke, pole mõtet, on ju. Aga just ka muinsuskaitseste lahenduste puhul, et sa ei hakka ütlema, et ei,
see asi tuli säilitada, igal juhul peate säilitama, mis sest, et see on nagu nii purumäda ja seda ei ole võimalik säilitada, seda peab säilitama, on ju, et kui sa võtad selle jäiga positsiooni ja ütled, et mina ei liigu siit mitte üks samm, siis on see hästi kergesti satub nagu ummikusse või tekib selline mingi patiseis, kust on nagu raske edasi minna. Et see on selline nagu tango tantsimine, on ju, üks astub sammu, teine astub sammu. Et kuidagi jõuda sinna õigesse kohta, et selgelt on mingid punased jooned, kus sa ei lähe edasi, eks ole. Et jällegi on nagu need kohad, kus käib see testimine, kus sulle püütaksegi survet avaldada, et vaataks, et mis läheb läbi, mis ei lähe läbi, et ma ei tea, et ma vist ei taha neid profiilidega akneid, õudsed kailid, mitte keegi ei tee ka neid, pole võimalik tellida. Et teeme need siuksed, jätame need profiilid rakendalt ära, ei saa teha. Et siis on see koht, kus võib-olla see koht, et see nüüd, et me ka need profiilid peame siin akna peale saama, on ju, et aga mingid kohad, kus jälle need läbirääkimised, et see läbirääkimiste ruum või nagu mõtlemise ruum peaks jääma, et see sama, et sa ei tee midagi jäigalt, vaid sa nagu mõtled ja oled kaasas ja oled sa ei ole nagu kontrollametnik selle objektil, eks ole, et sa ei ole selles mõttes järelevalve, et sa ei tule ja kontrolli, vaid sa tuled ja mõtled ja oled meeskonna liige. Et see on võib-olla see sõnum. Aga jaa, küsimuste voor igal juhul. Kas saaks täpsustada, mul on ilmselt mingi vale arusaamine olnud, et teil on öeldud valida muinsuskaits järelevalvet. Põhja-Tallinnas 50 korteriga elamu ja omaniku järelevalve kindlustada. Omaniku järelevalvelt nõutakse muinsuskaitse litsents. See saab sealt Tartust igalt pool ja muinsuskaitseamet määrab objektile oma järelevalve, kellega siis kõik tuli mul kooskõlastada, kõik käivad. See tegelikult on peaks see olema praktiliselt niimoodi, et omaniku järelevalve tuleb siis sellest nii-öelda ehitusseadusest, eks ole, kui ma jama ja teile, eks jah, et seda nõuab ühesõnaga ehitusseadus ja tema asi on siis, eks ole, valvata see tehnilise poole üle. Tõesti, ka KOV võib seda kontrollida, pluss on see veel, et kohalik omavalitsusel on ju omaette õigus ja kohustus teostada sellist üldist ehitusjärelevalvet. Nüüd muinsuskaitseamet teostab ka kindlasti sellist üldist järelevalvet, et igal piirkonnal on olemas oma muinsuskaitse nõunik, kes jälgib seda ehitusprotsessi, aga tema ei ole teil selline teie igapäevane kaaslane selle objektil, isegi mitte tõenäoliselt iganädalane kaaslane, vaid tema on selline nagu kohalik omavalitsus, eks ole, ehitamise mõttes, et ta võib tulla ja sekkuda ja vaadata. Aga siis on samamoodi, nagu te tellite omaniku järelevalve, samamoodi tuleks siis tellida muinsuskaitseni järelevalve ja see on samamoodi selline eraturu asi ja muinsuskaitseamet ei saa teile öelda, kelle te palkate muinsuskaitselist järelevalvet tegema. Kui muinsuskaitse järelevalve, kui on tegemist mälestisega või muinsuskaitsealal asuva hoonega, siis teil on kohustus see tellida. Te võite küsida muinsuskaitseametilt soovitust, nad tõenäoliselt poliitkorrektselt annavad teile nimekirja 3–10 tegijast, kelle seast te võite siis nagu valida. Kelle kohta on teada, et nad antud piirkonnas siis tegutsevad ja võib-olla on siis varasemalt nagu omavad häid kogemusi. Aga kelle te sealt seast valite, et see on ikkagi nagu teie otsus. Tohib veel küsida. Teil on mainitud seal, et tööd ei tohi teha öökülmadega lubikrohvi. Oli seal alguses küsimust. Kas muinsuskaitse järelevalve on kohustatud otsustama, kas fassaadi lubi fassaadi krohvi tohib teha ainult tellingutel või võib ka tõstuki? On see teie kohustus? Ma arvan, et see ei puutu otseselt, et ühesõnaga ma arvan, et see ei ole muinsuskaitselise järelevalve kohustus.
mis pidi te teete, kolleegid, te võite mind täpsustada, aga mina küll ei ütleks seda, et see on nüüd see, mida peaks tegema. Minu asi on tagada, et lõpptulemus on selline, mis on okei. Et kui see metoodika tagab selle soovitud lõpptulemuse, siis on hästi. Kas te teete seda tellingult pea alaspidi katuselt rippudes või tõstuke pealt, et tegelikult see nagu suures plaanis... Teid ei huvita, kas päike kuivatab seda kiirelt või tuul või viht? Teie lubate siis tõstuke. Eks ta ikka huvitav, aga see ongi küsimus see, et lõpptulemuses on asi. Et seda küsida abstraktse küsimus, et kas võib tõstukilt teha. Aga täitsa täpsustan, kas meil on tegemist lõunapoolse fassaadiga, kas meil on tegemist põhjapoolse fassaadiga, mis kohaga meil üldse tegemist on, eks ole. Kas meil on tegemist äkki võib-olla ühe sihukese pisikese paranduslaiguga? Ma ütleksin, et sellisel juhul, miks mitte, et seal on, oluline on see, et teil lõpptulemus saab mõistlik. Väga hea, võtmise teemat kui põhjalik. Küsimus on tööde teostamise tehnoloogias tegelikult. Et sellest tuleb. Kas me peame seda varjutama hakkama siis väikse eeskomega? Muidugi. Raskemad kui lubikrahv pole olemas, see on niivõrd tehnoloogiliselt paika pandud. See on ju terve kuub ja kuivatamine. Aga ütleme küll, et see on selline muinsuskaitse järelevalve, omaniku järelevalve, selline võib-olla kokkupuutepunkt. Et see on kindlasti see asi, mida omaniku järelevalve teil ka kindlasti jälgib. Siin ei ole midagi üldse kaubeldagi ja vastus on selles, et me peame seda krohvi töid igal juhul, ükskõik millise silmakaarest on, kaitsma päikese, tuule, sademete, lühidalt öeldes ilmastiku eest. Sealhulgas väga jälgides ka temperatuuri. Nii et üldiselt suuremahulised krohvitööd kõikidel juhtudel tuleb kinni katta. Ehk et siis seal ees on siis kas tellingud või spetsiaalsed tarindid, millega kaetakse kinni. Võib-olla hoone on ainult ühekordne, et mul ei ole otseselt tellingut vaja, aga mul on vaja kaitsta seda ilmastiku eest. Me väga vähe pöörame tähelepanu, et töömees teeb selle segu valmis segujuhendi järgi. Aga edasi seda töömeest tegelikult väga vähe huvitab, kas see saab või ei saa. Kui ta on prof, siis ta teab täpselt juba. Me vaatame silma üksteisele, ta saab aru, mis ta hakkab tegema ja katab kinni. Aga tegelikult tuul viib sealt välja kuni 20% niiskust. Eks ju, et kui on väga tuuline ja kui on päike ka veel, siis seal me kaotame niiskuse ja sellel segul puudub pärast võime tõmbepingeid vastu võtta, ühesõnaga me tegelikult kahjustame seda segu. See peab olema ilmastiku eest kaitstud, nii et igal juhul peab tegema profitöid kaitstud fassaadiga nagu on. Vastus olemas, teil ei ole küsimus? Üksikud tööd saab kohtparandust võib-olla teha, ei ole mõtet hulluks minna, eks ju, sellepärast, et meil on üks mingisugune nurgakene või augukene, siis sellepärast hakata ehitama üles tellingut ja edasi. Ja ma vastaks selle lubikrohviga ka, et selle lubikrohviga on siuke teema, et sellele ei piisa mitte ainult seda, et seda ei tohi teha külma ilmaga, vaid lubikrohv tuleb teha valmis kuu aega enne külmade saabumist. Sellepärast, et tema kivinemise aeg on nii suur ja ei maksa uskuda kõiki neid materjalide müüjaid, kes ütlevad, et mina annan sulle spetsiaalse külma lisandi, et teate, et mina ei ole veel näinud niisugust vett, mis alla 0 kraadi ära ei kristalliseeru. Ükskõik milline lisand, ärge uskuge seda juttu. Aga kuidas teie vaidlete juhendiga pakendil? Aga ma ei vaidlegi nendega, ma ütlen, et ärge kasutage seda. See on käibeste pähe ajamine. Et ehitusmeest tulebki nii. Ja nad enamus ütlevadki niimoodi. Ta ütleb müüri adumise kohta ka, et oi, mul on siin siuke segu, et see siin -10 võib aduda. Et aga ega me ei taha tegelikult -10 aduda. Sõjaväes ehitati ka, aed ehitati talvel valmis, pandi veega, üldiselt ei olnudki vaja segu. Aiapostid olid püsti kuni kevadeni.
Nii, ma küsin selle kohta, et kui siin on need kogemused ja referentsid, et aga kuidas üldse muinsuskaitse järelevalvajad jagavad neid oma häid ja halbu praktikaid omavahel üldse või see? See on minu meelest üks täitsa puudulik koht, et tegelikult hästi kuluks ära selline vestlusring kolleegidega. Ma olen korduvalt mõelnud selle peale, et tegelikult ma arvan, et seda sorti seminar on meil peaaegu üks esimesi siin, kus nagu absoluutselt saaks kõigepealt rääkida need lõbusad lood ära, siis hakkas kurbasid lugusid rääkima. Ja, et ongi, et tõesti, et ma ei tea, saada kord aastas nagu kohvitassidega kokku ja rääkida, et mis meil sel aastal pekki läks ja mis hästi välja tuli, et mõnes mõttes ongi, et tegelikult selline kogemuste vahetamise praktika, et see on hästi hea küsimus. Et ma arvan, et see on võib-olla selline Muinsuskaitseametile äkki suunatud mõttekoht, et kuidas sellist formaati nagu ellu kutsuda või teha, et tekiks selline kogemuste vahetamise asi, sest et tõesti näed, mina siin ka kilkan teile, et näed, vaat juba hea kolmnurk liistu saime sinna aknale, et näed järgmine kord võib-olla küsite ka mõned muud objekti aknatootjad, et ma nägin seal Undla mõisast, pange ka, aga teil on ka kindlasti viimase aasta jooksul mingid jumala häid häkke ja lahendusi tulnud, mina ei tea neid. Nüüd mina pean leiutama ja ma ei tulegi selle peale, et üldse sellist asja teha. Et selles mõttes sellised aasta õnnestumised, aasta ebaõnnestumised sellises formaadis, ma ei tea, kohvitassidega vestlusring kuluks hästi ära, pluss on see, et keegi võiks ju hoida, jällegi Muinsuskaitseameti poole vaatan rõõmuga, et võiks ju hoida sellist nagu näidet, ma ei tea, referents andmebaasi, et ma ei tea, akende kohta, mingid aknalahendused, näed, on siin, et on tehtud selliseid lahendusi, et sul olekski koht, kus vaadata. Ega näidissõlm ei ole see, et näidissõlm on selline üldine asi, aga just nimelt pigem selline ellu viidud näidislahendus, pigem isegi nagu fotopangana ütleks ma selle peale. Sõlm võib ka olla, aga et saatan on just sageli sükastes päris detailides, ja Pekilen lahendustes võiks ka olla, et ära seda tee, do not try this at home, on ju. Ja, et see tegelikult ei ole häbi asi, et neid asju jutt kogu aeg. Minu meelest on ka see liiga häbeneme seda, et me nagu kardame nendest asjadest rääkida, mis on nagu valesti läinud, et see oleks nagu mingi häbiga seotud või nii, et aga tegelikult see on täiesti samaväärne õppematerjal nagu hästi läinud töö. Absoluutselt ja mõnikord võtad paremgi, sest et see ongi see, et ega sa ei taha ju rääkida, sest ma ei tea, mina olin seal ja kuidas ma siis tähele ei pannud ja kuidas kurat ma seda ette ei näinud ja nagu sa tunnistaksid oma ebaprofessionaalsust, et näed, et ma ei osanud sellist asja ette näha ja võib-olla mõnikord oledki ebaprofessionaalne, et see oledki nagu oma pädevuspiiridest väljas, et vahel tuleb seda ka ette, aga minu meelest küllap palju on ka neid olukordasid, kus sa lihtsalt nagu just nimelt ei tulegi selle peale, ei olegi võib-olla võimalik selle peale tulla, täpselt nagu sama koristaja, kes lapiga pühib. Tõesti, ma ei tulnud selle peale, koristajad peaks instrueerima hakkama, et seda sorti asjad. Mul on veel 2 küsimust. Esimene, kui palju sinu kogemusele saab kaasa rääkida ehitusgraafikusse selles stiilis, et ära tee krohvitöid ja puitpõrandu paigaldust liiga lähestikku või sellised niiskusega seotud tööd ja võib-olla ka hoidmisega, kuivamisega. Kindlasti ma arvan, et selline nagu tööde järjekorra läbimõtlemine seal ehitusprotsessi alguses, ma arvan, et see on hästi mõistlik ja sellise graafiku nagu läbivaatamine ja kui palju kaasa tullakse selle mõtte teemale? Vahel ikka on tuldud või ma ei tea, ma ütlen, mul on valdavalt ikkagi nagu kogemused väga meeldivate osapooltega, nii ütleme julgelt 85% ulatuses, et aga ma arvan, et see on täpselt selline nagu võimalikult ette kommunikeerimise asi, et kui sa tuled välja selle mõttega kuskil nagu viimasel minutil, et teeme kõik ringi, siis inimestel on omad plaanid, et aga kui sa sellega nagu teed mõistlikke ettepanekuid võimalikult varases faasis, siis ma ei tea, minu kogemus oli küll ikka üldiselt arvestatakse just nimelt, sest üldiselt kõik võiksid tahta saada parimat tulemust. Et sellest on ju huvitatud ehitaja, on huvitatud tellija, et kes ikka tahab nagu mingit jama teha ja pärast probleeme lahendada, aga see kaasa tulemine, ma arvan, et see takerdubki selle taha, et need ettepanekud tulevad nagu liiga hilja. Et mingid asjad juba kokku lepitud, on juba lukus ja neid on raske muuta, tülikas muuta, et siis võivad ehk jama.
ja teine küsimus on seotud viimistlusega, et detailid, mida projektis ei ole, et kuidas vuugid täidetakse, millise mastiksi, krohvi, silikooniga, mida ka projektis ei ole, kui palju saab kaasa rääkida? Minu meelest see on üks põhiline asi, millega muinsuskaitse järelevalve tegeleb, on täpselt selliste visuaalsete detailidega, mis ta projektis tasandil ei ole läbi lahendatud, mis on liiga väiksed. Et see on just minu meelest nagu see koht, kus projekt sulle üldiselt ütleb, ma ei tea, kas võtame sellise isegi nagu olulisem, suurema asja, nagu mis mõjutab hästi palju väljanägemist, on näiteks vana tellissein on vaja uuesti vuukida. Projekt ütleb sulle, et vuukida. Võib-olla heal juhul ütleb sulle, et kasutada originaalile lähedast segu. Aga ta ei ütle sulle ju seda, et millise vuugiga vuukida. Mis vuuk seal varem olnud on. Meil on just praegu üks tore objekt laual, kus tõesti me sisuliselt terve eelmise suve tegelesime sellega, et tegeleda, otsida sobivat vuugitooni, sest et seda arhitekt ei ole öelnud, vaid see oligi küsimus selles, et näiteks originaalne vuugisegu oli laboriproovi järgi lubiliiv suhtes 1:8. Meil kellelegi ei tekkinud tunnet, et me tahaksime seda korrata. Et sellise seguga nagu uuesti vuukida. Et siis on küsimus, et millega siis seal siis nagu teha. Siis sai seal erinevaid segusid katsetatud. Siis on puhtalt selline tooni küsimus, mis on ka nagu, mis huvitab ka arhitekti. Et jällegi, et ma järelevalvena tavaliselt viimistlusasjade puhul püüan aru saada, mis on arhitekti visioon. Et mida sa tahad näha lõpptulemusena, kui lakutud, kui viimistletud, kui siukest lohakat, kas see shabby chic on nagu selline eesmärk, et sa tahad näha sellist, seda lõpptulemust, et just kui mitte midagi ei oleks tehtud, nagu praegu hästi moes on. Et näiteks jälle EKA pealt mulle meenub, et see oli arhitektil oligi selline taotlus, et see kõik peaks välja nägema nii, nagu poleks mitte midagi tehtud. Te kujuta ette, kui palju me nägime selleks vaeva, et saavutada tulemust, et nagu mitte midagi poleks tehtud. Nagu millised meeletud pahtlilabidaga selliste lahtiste krohvitükkide ära tõmbamised niimoodi kuude kaupa, et saavutada tulemus, me ei puutunud siin midagi. Aga et mis on see arhitekti nagu selline lõppnägemus, et see on nagu hästi oluline sisend järelevalve ja siis sellest tulenevalt saab hakata nagu otsima, et mis on need viisid selle saavutamiseks. Aga tõesti nende vuukirju tagasi tulles, et kas sul on nõgusvuuk, kumervuuk, kolmnurkvuuk, see nagu meeletult mõjutab seda välisilmet, eks ole. Ja selle kokkuleppimine, et jällegi, et sa nagu üldse tõstatad selle küsimuse, siis sa kutsud taset teha näidise, kutsud ka arhitektid vaatama, kõik vaatame, arutame, mis on sobilik ja lepime kokku ja siis kukume vastiliselt tegema seda tööd. Ma pidasin pigem silmas vastupidavus, et alla 3 objekti tagasi oled mingit lahendust näinud, tead, et see aasta pärast on kole, pragunenud, ei toimi ja siis püüad seletada ehitajale, ära nii uuesti tee, et see ei lähe kuhugi. Jälle vist on nagu hästi läinud, et viimasel ajal ei ole küll nagu seda muret olnud, et kui nagu tuleb mingi mõistliku mõttega, et keegi ei kuulaks. Siis järelikult mina olen sattunud objektidele, kus ei ole tähelepanu juhitud. Ma näen. Ja, aga seal võib ka olla sellest, ega ma kõik ei tea ka. Võib-olla mõndele seal ma ei oskagi tähelepanu juhtida, et ma ise ka ei tea, et selles mõttes... nagu ma ütlesin, ma ka õpin iga objektiga, Või siis selline tehnoloogiline küsimus laudvoodri kinnitamisest, et osad lasevad naelapüssiga kõik kinni ja siis lähevad pahtliga sinna neid auke täitma. Või teine võib-olla, et ei tegele pahtliga makerdamisega lihtsalt tasa ja natuke teistmoodi kinnitatud. Tehnoloogilised küsimused, et kas see on ka? Neid on kindlasti ja ma ütlen, et ka minu teadmistel on selgelt piirid ja kõiki asju ma ei tea. Mõndasti teab ehitaja paremini, mõnikord ma pean niimoodi, pigistad silma kinni usaldad, kui kellega pole konsulteerida ka. Üldiselt, kui on võimalik, siis ja mul tekib mingi küsimus, mõnikord ei teki ka, sest ma olen nii rumal, et ma ei oska küsidagi. Vaata selleks, et küsida peab olema ka tark inimene. Ja sul peab tekkima just mingi kahtlus või mingisugune selline, mingi mõte peab üldse peas liikuma hakkama, et sa hakkad seda asja küsima. Et vahel võib olla nii, et ei oskagi küsida, aga üldiselt minu meelest nagu, kui sul juba tekib mingi mõte, siis nagu see, et nagu küsida ja uurida ka teiste tegijate käest, et kuidas on tehtud, et seda ma teen küll päris sageli,
et just nimelt, et noh, kõiki asju ei teagi, ei saagi ise teada, aga et mul tekib mingisugune noh, ühesõnaga mingi kelluk hakkab peas nagu helisema ja siis ütled, et oota, stopp, et ma natuke pean aru, ma nagu uurin, et kuidas on nagu kuskil mujal näiteks tehtud, et küsingi kas või ma ei tea, Muinsuskaitseametist, helistan sulle, Üllar, eks ole, kuule, mismoodi niisugust asja on lahendatud, tead või helistan mõnele tuttavale aknarestauraatorile, et kuule, et tead, et näe, mul nüüd restauraator räägib sellist juttu, et kas päriselt on ka nii või. Et noh, just kui on mingisugune niisugune tõesti tehnoloogiline nüanss, et mõnikord on ka erinevad koolkonnad, et ühed teevad ühtemoodi, teised teevad teistmoodi ja mõlemad on okei. Ja ma arvan ka, et see selline järelepärimise aeg on väga okei, et ega sa ei pea kõiki asju kohe teadma, hea, kui sa tead, kelle käest küsida. Et mõnikord on ka see, et küsitakse nagu objekti sinu käest, et kuule, kas teeme nii või naa. Ütled ausalt, et ma tõesti ei tea, aga ma uurin. Noh, et ma küsin selle, et andke mulle nädal aega, ma järgmine nädal ütlen selle, et mis ma arvan, et ma natuke mõtlen selle üle. Et selles mõttes väga hea, kui saab puusalt lahendusi tulistada, aga alati need puusalt tulistatud lahendused ei ole ka nagu parimad. Et noh, see loomulikult tähendab seda, et sa siis nagu mingi mõistliku aega annad vastuse ka mitte nii, et ma mõtlen ja siis 3 kuu pärast ütled, et kuule, et ma nüüd mõtlesin, on ju, et see järelpärimise aeg ei saa liiga pikk olla, aga noh, et selline konsulteerimine minu meelest on hästi mõnus. Ma vaatan seda plakatis, selles plakatis on ka seal tellis korsten, mis on krohvimata, et tuleme meie korstest juurde tagasi, meil on projekti järgselt, peame 2 korstet uuesti laduma ja 6 tükki peame renoveerima, et osad kivid seal välja vahetama. Täna ma kuulsin, et oleks mõistlik korstnad üldse krohvida. Minu meelest me siin, see korstendi jutt oli meil sügisel jutuks ja minu meelest me vähemalt minu meelest me Kainiga või siis, kui Kain veel siin toimetas, minu meelest siis me jõudsime krohvitud korstna lahenduseni. Et minu peas meil on meil siin juba krohvitud korstnad olnud just nimelt ka sellepärast, et tegelikult mitte need ajaloolised põhjustel, ka sellepärast, et see lihtsalt on meil tehnoloogiliselt mingi koha pealt lihtsam. Aga kuna see, no vot ongi, et see ehitus on selline voolav protsess ja tulevad ühed mõtted ja teised mõtted, kas meil mitte projekti järgselt ei ole tellis korstnud seal? Tohib siin kommentaari korraks selle? Tohib kommentaari. Ma tahan öelda lihtsalt seda, et ma just enne kuulasin ka seda juttu nagu arhitekti pädevusest ja kuugi paksusest ja millest iganes veel. Mul on praegu nagu järelhindamisel üks Võru Kreutzwaldi tänava muinsuskaitsealune projekt, kus arhitektil on tulnud nipsust mõte 3 olemasolevat korstenit nihutada katuse harja telgjoonele. Muinsuskaitsealune maja, väga vana maja, üks vanemaid Võrus, sellepärast, et talle tundub, et niimoodi on parem paigaldada käiguteed. Et noh, kas ma nüüd oskaksin selle peale midagi rohkemat öelda või vähemalt, et ma ei soovitaks nagu piibli lugemisse arhitekti igasse ettekirjutusse suhtuda, et see ei ole pühakiri, et jätta oma kriitika meil alles ja nagu öeldi. Aga meil on saanud ehitusluba ja muinsuskaitse kooskõlas. Vaata, see ongi see koht, et kus on küsimus, et kas tegemist on kriitilise muudatusega või ei ole. Et minu meelest tookord ka, me just jõudsime arutelust sinnamaani, et see on nüüd selline muudatus, mille peale tõenäoliselt Muinsuskaitseamet, paranda nüüd mind, ei tule teile näppu viibutama ja ütlema, et nüüd läks küll halvasti. Et seda just nimelt, kuna need on ajalooliselt olnud nii ja naa, et nad on kooskõlastanud selle projekti, on öelnud, okei, et tahate tellist korstet teha, no tehke, on ju. Aga oleks teil küsimusega, et tahame krohvitud korstet teha, oleks teil öeldud ka, et okei, tehke. Ja, et selles mõttes näiteks see on see koht, kus mina julgen panna oma peapanti, ilma et ma läheks üldse nagu sinu ukse taha kraapima küsima, et kas võib, et ma ütlen sulle, et sa võid seda teha nii või naa projekti muudatusena. Mina kirjutan pärast muinsuskaitse aruandesse, et oli mõeldud nii, aga me otsustasime objektil, et teeme naa. Et kui ma kahtlen, kas võib või või, siis on minu asi minna muinsuskaitsega läbi rääkima, et kuule, meil on selline väiksem projekti muudatus, on okei või. Et tegelikult me oleme siin mingeid asju teinud ka niimoodi, on ju, et kui mul ongi mingisugune kahtlus, et kas see nagu on päris okei või ei ole, või ma teavitan, eks ole, et näed, et meil on selline asi ja nüüd me tahaksime seda niimoodi teha ja mõne aastast ma ei teavitagi, sa loedki pärast aruandest, kui mul on tundunud, et see on nagu niivõrd muinsuskaitseliselt vähetähtis küsimus. Või see on ohkiliselt ju tähtis küsimus, sest see krohv ju kaitseb seda korstnapitsi. See korstnapits peab palju kaalum vastu, sellega põhjendab kohe ära. Ja kui ta on või heleda krohviga ära krohvitud, siis on kõik need praod on kohe näha, kui seal tekib tume liit, siis on selle krohvu. Niisiis, ma saan aru, et undle korstad tuleb krohvitud pärast tänast. Meil on suurem osa on need butofooriad seal meil
me ei võta neid kasutusele, et. no aga ikka parem, kui nad peavad kauem vastu. ei, seda muidugi. räägi parem, mis sa miksuaadiga teed seal töönikus? siin on laste mängutoa. ma mõtlesin, et seal vanureid kassas hoidma, kui lähevad üle töönikus. ei, tegelikult selline oli mõlemad. mõlemad mõtted on head, jah. Just. Minu poolt aitäh!